Et kui sa ringi liigud, siis tellist mööda ei pääse. Et jõuda võimalikult paljudesse kohtadesse koos omavalitsustega, koos koolidega, koos erinevate eraettevõtjatega. Kuidas siis öelda? Umbes nii, et kui sa ringi liigud, siis tellist mööda ei pääse. Et kuni ka Kalle täna ütles, Kaitseväe meditsiiniteenistuseni, vanglate meditsiiniteenistuseni, perearstid, erasektor, et jõuda võimalikult paljudesse kohtadesse koos omavalitsustega, koos koolidega, koos erinevate eraettevõtjatega. Kuidas siis öelda? Umbes nii, et kui sa ringi liigud, siis tellist mööda ei pääse. Ja vaktsineerimisplaani kohta, et Riigikontroll ütleb, et seda ei ole endiselt, et mis ajaks see siis tehakse ja mida tähendab see sügis seal plaanis, mis ajaks peaks olema 70% inimestest vaktsineeritud, küsin Tanel Kiigelt. Ja, vaktsineerimise plaan on olemas loomulikult ja selle alusel on seni töö käinud. Nüüd väga täpne olla siis nakkushaiguste ennetuse tõrje seaduse paragrahv 9 lõike 2 alusel tegemist on tegevusjuhendiga, mille siis vastavalt minister kehtestab epideemia ohu korral inimeste immuniseerimiseks. Ja see, et eelmises plaanis olid osad eesmärgid seatud teiseks kvartaliks, osad sügiseks, ei tähenda seda, et me nüüd juulikuus siin pausi peame. Ehk sügised eesmärgid, 70% hõlmatus täiskasvanute arvestuses on jätkuvalt jõus, see on Euroopa Liidus kokku lepitud, tõesti siin mõõdetakse astronoomilist sügise algust 22. septembrit ja see on tegelikult see siht, kuhu kindlasti tahame ka jõuda. Täiendavalt, mis nüüd uues vaktsineerimise plaanis uuendatud versioonis on ta strateegia või tegevusjuhend, heal lapsel mitu nime, juurde peaks tulema on siis laste vaktsineerimise sihid, hõlmatuse eesmärgid, mida ma loodan täna pärast lõunases kabineti osas arutada. Eile arutasime, nagu viitasin, seda sellisel laihapõhjalisel koosolekul Tartus. Ja eraldi oleme seadnud mõnevõrra kõrgema sihiga eakate puhul, ehk et 60+ vanuserühmas peaks hõlmatusena veelgi kõrgem, kas just täpselt samaks kuupäevaks või mõnevõrra hiljemaks, aga just seal selles valguses, et seda haiglaravi riski veel maksimaalselt minimeerida. Mis on vaktsineerimise uuenduses veel? Erinevad sõnumeid, kes alustab madalama immuunsusega inimeste revaktsineerimist, kes kavatseb seda teha kogu elanikul järgmisel aastal, kes ootab vastavaid juhendeid ja juhiseid Euroopa erinevatelt siis ravimi ja epidemioloogia valdkonna ekspertasutustelt ühe või teise või kolmanda vaktsiini kaitse ja millised võimalikud tüved võivad sügisel talvel tekkida, mille vastu võib näiteks täiendav doos osutuda varem vajalikuks. Aitäh. Ma lihtsalt täpsustan seda, et täna hommikul me rääkisime, et kui Sotsiaalministeerium soovib Kaitseministeerium abi mobiilsete vaktsineerimiskeskuste loomisel, siis Kaitseväe meditsiiniteenistus on selleks valmis ja kui see taotlus tuleb, siis me kindlasti kohe reageerime, nii et oleme teie selgusega appi minemas. Ja, kui Kalle selle olulise teema tõstis, ma markeerin ära, et tegelikult nii nagu kaitsevaldkond aitas esimese kriisi ajal nii välihaiglaga ja muude tegelikult staabi töö juhtimisega on tõesti ka hetkel valmistamisel ametiabi taotlus kaitseministrile just nüüd selleks, et neid erinevaid vaktsineerimispunkte, telke välja panna neis kohtades, kus kohapealne haiglaressurss või tervishoiuressurss on ebapiisav. Nii et väga meel, et kaitsevõime valdkond ka siin vaktsineerimisel meile ilusti appi tuleb. Henri Laurelik Postimehest. Täna te kehtestasite esimese sellise taas kehtestasite esimese piirangu ühistranspordi maski kohustuse näol. Kas järgnevatel nädalatel olete valmis kehtestama veel sellele maski kohustusele bussis veel täiendavaid piiranguid või panustate ikka COVID-passi peale, arvestades, et selle COVID-passi kontrollimine nii piiril on logiseb, rääkimata siseriiklikul tasandilt seda väga ei vaadata ja et meie nakatumisnäitaja tõuseb ja nakatuvad juba täiesti vaktsineeritud inimesed, näiteks tänase põhjal 40 täiesti vaktsineeritud inimest, aitäh. Ja see on siis peaministrile ja tervise- ja tööminister võib ka vastata.
Esiteks piiride kohta. Me kontrollime kõikidest punastest riikidest tulevaid ja kolmandatest riikidest tulenevaid koroonatõendeid. Me siis Euroopa Liidu sisepiiridel punastest riikidest tulevaid isikuid kontrollime. Et selles mõttes see võib jääda mulje, et kõiki ei küsita, et kui te tulete Euroopas kuskilt, mis on nii-öelda roheline riik, siis tõepoolest seda ei küsita. Seetõttu jääb mulje, et just kui näed, mina tulin sealt ja mult ei küsitud. Nii et tegelikult me sellistest riskiriikidest seda kontrollime. Nüüd, mis puudutab piiranguid, siis meie soov on hoida ühiskond võimalikult avatud. Mida me peame nende nakatumisnumbrite juures silmas pidama, on see, et kui paljud inimesed lähevad või satuvad siis haiglasse. Meil on see võimalus jälgida seda, mis toimub siis teistes riikides, kus need tõusud on tulnud varem. Võtame Suurbritannia, võtame Holland ja võrrelda neid numbreid siis samasuguse nakatumise arvuga võrreldes siis haiglasse sattumist. Selle kohta on tehtud erinevaid tabeleid, mis kõik näitavad seda, et vaktsineerituse siis tõus toob kaasa selle, et tegelikult haiglasse inimesed ei satu. Nüüd, mis on veel oluline või kui satuvad, siis ei põe seda haigust nii raskelt. Mis on veel oluline, on ära märkida seda, et teha nagu selge vahega nakatunud ja haigestunud. Nakatunud on kõik, haigestunud on need, kellel tegelikult ka sümptomid on ja haigestunud on need, kellel tegelikult ka sümptomid siis tõus toob kaasa selle, et tegelikult haiglasse inimesed ei satu. Nüüd, mis on veel oluline või kui satuvad, siis ei põe seda haigust nii raskelt. Mis on veel oluline, on ära märkida seda, et teha nagu selge vahe
positiivse proovi, haigestunud on need, kellel tegelikult ka sümptomid on. Ja 3. kategooria on siis hospitaliseeritud ehk siis haiglasse sattunud inimesed ja siis sealt juhitaval hingamisel olevad inimesed. Et see kriis on meile näidanud, et see on väga dünaamiline ja me peame kõiki neid aspekte arvesse võtma. Mis on veel oluline muideks, vaadake näiteks Norra, kes lükkas edasi oma piirangute leevendamist, sellepärast et numbrid ikkagi tõusid. Piirangud olid peal, aga numbrid ikkagi tõusid või samamoodi teistes riikides. Nii et mulle tundub, et inimesed on piirangutest väsinud, me peame looma selle võimaluse, et vaktsineeritud on see ühiskond avatud, sest et kogu selle kriisi see raske koht on see, et enamus on pidanud piirama ennast vähemuse kaitseks. Nüüd on kõigile võimalus vaktsineerida, see tähendab, vähemus saab ka ennast kaitsta selle haiguse vastu ja sellisel juhul on väga palju raskem veenda inimesi siis tegelikult piirangutega kaasa minemast. Sellepärast, et seda on juba tehtud ja tegelikult võimalus siis vähemusel ennast kaitsta on ka olemas. Nii et vastus sellele küsimusele, et me jälgime loomulikult seda olukorda väga, väga pingsalt, aga soov on hoida lahti ühiskonda siis vaktsineeritutele või kes suudavad tõendada oma terviseohutust. Ja, et vastan siis teisele poolele, et kuna peame põhiosa ära, et ei tasu ennast sellest eksitada, et kui nakatunud hulgas on ka vaktsineerituid ja nende hulk võib isegi ajas tõusta tänu sellele, et vaktsineeritute hulk ühiskonnas tõuseb. Ehk et kui vaktsiin ei toimiks, siis meil oleks täna juba üle poole nakatunutest peaks olema vaktsineeritud inimesed. Tegelikult me näeme, et nad moodustavad väga väikse osa kõigist. Ehk et põhiosa jätkuvalt, kes on nakkusriskis, rääkimata haiglaraviskist, on vaktsineerimata inimesed. Täna arutasime ka teadusnõukogu juhiga, et on see suurusjärk 5-6-kordne, on see vahe veel suurem. Uuringud näitavad erinevaid andmeid. Igal juhul see märkisväärne erinevus ja koos sellega on ka märkisväärne erinevus selles, et kui suurt nakkusriski endast kujutab siis see vaktsineeritud inimene teistele. Ehk iga inimese võimalus ennast ja enda ja teiste, kui endast ei hooli, teistest võiks ikka hoolida, elu ja tervist kaitsta on täna vaktsineerimine, see on tasuta kättesaadav alates 17. mai kogu elanikkonnale, lastele mõnevõrra hiljem, seetõttu ka need piirangud kohe nii-öelda lastele täies ulatuses ei jõustu, aga vaktsiine jagub, vaktsineerimise aegu pannakse juurde, kohapeal on eelregistreeritud võimalusi, et siin ei ole mõtet pikalt juurelda, on mõistlik ennast vaktsineerima kirja panna ja on kohe lihtsam ja kindlam olla. Ja üks asi veel lisan, et palusin ka selles andmetes, mida jagatakse, tuua see eraldi välja, et just nendest, kes on hospitaliseeritud ja seal on ka muideks oluline vahe, näiteks kas see inimene, täisvaktsineeritud inimene, meil on praegu üks täisvaktsineeritud inimene, kes on haiglas, kas ta on sinna jõudnud COVID-i tõttu või COVID-i ka, et see konkreetne inimene siis andis positiivse proovi, aga tal ei ole ühtegi sümptomit, et ta on nakatunu, aga ta ei ole haiglas mitte sellepärast, et ta COVID-i tõttu sinna sattus, vaid sellepärast, et tal on mingi muu haigus ja ta andis ka positiivse proovi. Kõlas küsimusest läbi ka kontrolli aspekt, et kuidas neid tõendeid on võimalik kontrollida ja kuidas siseriiklikul tasandil. Jah, täpselt. Aga praegu ei olegi olnud vaja kontrollida, aga ma arvan, siin ongi meie ühiskonna väärtushinnangute küsimus. Kas me eesmärk on minna petma või me eesmärk on käituda nii, nagu ma arvan, Eesti väärtuspõhine käitumine on, et ma näitan oma tõendit ja see ei ole mingi probleem. Ma olen lendanud päris palju viimase 2 kuu jooksul, käinud erinevates riikides, kus on nõutud tõendi esitamist. Mitte mingit probleemi, sa võtad oma telefonist, näitad tõendit, visuaalne kontroll, mitte keegi, ka lennujaamas mitte, ei ole pidanud selleks kasutama QR-lugejat. Et ärme mõtle seda ülesannet ja harjutust enda jaoks keerulisemaks. Oleme ühiskonnana mõistlikud, näitame seda tõendit, see ei võta mingit pingutust, keegi ei eelda, et restorani ukse peal on inimene, kes kontrollib, piisab täiesti, kui teenindaja, kes tuleb lauda, talle näidatakse enne tellimuse esitamist, minu tõend on siin, võib ka paberil näidata, vahet ei ole, see kõik päriselt töötab ka, ärme mõtle asju keeruliseks ja käitume ühiskonnana nii, nagu me oleme harjunud käituma. Aitäh! Võtame veel viimase küsimuse sisse ja siis jätkame eraldi intervjuudega. Aitäh, Mariann Mõsumets Kanal 2. Minu küsimus on peaminister Kaja Kallasele, et kui kaitseminister juba
tõlgendas seda Leedu piiril toimuvat kui hübriidsõda, et ma sooviksin teada, mis on teie käsitlus ja teie seisukoht sellest, et mis seal täpselt toimub, kui palju infot teil selle kohta on ja kuidas te seda enda jaoks tõlgendate, et mis selle tegevuse eesmärk on, et need migrandid sinna piirile siis koondunud või koondatud on. Ja teine lühem küsimus on terviseministrile, et kas vastab tõele, et meil on vaktsineerijatest ka hetkel puudus, et Arkadi Popov on sellise seisukohaga välja tulnud, kas meil on piisavalt õdesid, kes vaktsineerivad piisavalt paljudes kohtades? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt jah, igapäevaselt antakse ülevaadet ka sellest, mis Leedus toimub. Ja seda, nagu kaitseminister ka ütles, saab pidada ikkagi Leedu ühiskonna destabiliseerimiseks ja selgelt kasutatakse siis seda migrantide saatmist piirile, millega varsti Leedu enam toime ei tule, et siis tekitada pingeid ka ühiskonnas. Ja nagu kaitseminister ütles, siis loomulikult me jälgime seda väga, väga pingsalt. Seal on kaks aspekti. Üks on julgeolekuolukord, mis on meil siin Eestis ja mis on seotud ka sellega, et Venemaal algavad siis sõjalised õppused, saapad, kuidas see omavahelises siis, kuidas see tähendab toimib koos sellega, milliseid märke me peame pidevalt nagu jälgima ja teine pool on puhtalt see, mis puudutab seda, mis toimub Leedus, kas seesama võib toimuda ka siin ja kuidas me saame siis Leedut aidata. Nii et jah, me jälgime seda olukorda väga murega ja püüame Leedu kolleegidega olla pidevalt ühenduses, et neid siis ka aidata. Ma täpsustan natukene, et me ka siin vist 2 nädalat tagasi juba kabineti nõupidamisel käisime erinevad stsenaariumid läbi. Et kui me räägime sellest Leedu abistamist, seda me teeme kõik nii palju kui võimalik tõenäoliselt ja erinevatest kanalist, erinevad ametkonnad seda teevad, infovahetus on ka hea. Me käisime läbi ka need stsenaariumid, kui see rändesurve oht peaks puudutama Eestit. Ja need on väga täpselt paika pandud stsenaariumid, kuidas me loodame, et seda vaja teha ei ole, aga me oleme selleks valmis. Ja küsisite, kas doktor Popovil on õigus, ikka on õigus. Popov teab, mis ta räägib ja tõepoolest Eestis tervishoiu ressurss on piiratud, seda oleme rääkinud kriisi algusest saadik, et meil on tervishoiutöötajad vähem kui keskmisel Euroopa Liidu riigil, meil on tervishoiuvaldkonna rahastamine 1/3 võrra väiksem kui Euroopa Liidus keskmisena ja loomulikult ka immuniseerivaid õdesid, arste ja ämmaemandaid on vähem, sest need on samad inimesed, kes teevad vastuvõtte perearstikeskustes, haiglaravil öövalveid ja töötavad sünnitusmajades ja muudes osakondades või kiirabis. Ehk selles valguses me oleme teinud erinevaid täienduskoolitusi, et oleks rohkem immuniseerimisõigusega inimesi juba enne siin talvekuudel. Praegu tõesti kaardistavad, kas oleks vajadust veel sarnase koolituse järgi COVID-19 vaktsineerimise kontekstis, et seda ringi veel laiendada. Aga tervikuna räägime nii-öelda ühest anumast mõnes mõttes, et tuleb tagada kõigi muude plaanist ravi, erakorralise ravi, patsientide vastuvõtud ja ravitegevused. Pressikonverents on lõppenud. Täname tähelepanu eest.
nii et on ilus ja valus. tere õhtust, armsad Puuduta mind saate vaatajad, tere õhtust, Allan, tere õhtust, Sirje, Allan Charm,